Tere tulemast minu kanalile. Ma ei ole nüüd ammu filminud. Täna on 22. märts. Kell on juba 2:30 päeval. Ma plaanisin hommikul filmima hakata, aga kuidagi venis, tegin süüa, veits koristasin, püsin omal siin tööpindasi tolmust ja ma ei tea, kuidagi toimetasin. Aga mõtlesin, et äkki ma teen ühe video. Tegelikult mul oli plaanis teha üldsegist Saaremaa vlog. Meil oli plaan Saaremaa minna, aga ma olin siin nüüd vahepeal haige, et kes mind Instagramis jälgib, see on kursis sellega, aga mul on ikka veel tegelikult angiin, aga ma olen antibiootikumide peal, nii et praegu ma ütleks, et kurk on päris okei, et midagi hullu ei ole. Ja jah, ühesõnaga Saaremaa vlogi ära. Ja siis mõtlesin, et ma siis teen vähe kodusema vlogi. Aga mis ma täna tegema hakkan? Põhimõtteliselt ma avastasin, et drifti hooaeg on põhimõtteliselt kohe käes. Praegu on 22. märts ja juba aprilli alguses on esimene trenn, kuhu ma ilmselt tahan ka jõuda pildistama. Ehk siis mõtlesin, et ma äkki vaatan oma tehnika üle, vaatan, mis seisus on, kas kõik töötab, sest ma ei ole ju nüüd juba jälle tükk aega seda niimoodi kasutanud ja nüüd hooajaks võiks ju kõik korda saada, pluss mul on vaja igasugused mälud üle käia, telefoni mälud tühjaks teha, kaamera mälud üle vaadata, arvutimälu, kettamälud, ühesõnaga igasugused mälud et need oleks vaja üle käia. Ja ma ei tea, ma peaks täna jalutama minema. Ma nüüd käin jalutamas nendel päevadel, kui ma jõusaalis ei käi, ja kuna ma praegu jõusaali ei lähe tervise pärast, siis jalutama võiks ikka minna. Ja ma ei tea, ühesõnaga lihtsalt vaatame, mis tänane päev veel toob, et kui palju ma teha jõuan ja mida ma tegema hakkan. Aga mõtlesin, ma võtan teid kaasa ja natuke jutustama ja aga ma arvan, ma võtan nüüd selle kaamera koti ja kaamera igasugust mantide kasti võtan välja ja vaatame koos, mis seal sees üldse on. Ma ei mäleta isegi enam ausalt öeldes. Et vaatame kõik asjad üle. Selle hooajaga on üldse mul natukene selles mõttes hirm, et mul on tehnika on juba ju ikka päris vana. Et ma ju ostsin selle kasutatuna, ta on kõvasti rohkem tööd teinud, kui tema eluiga on tegelikult. Ta küll teeb endiselt veel hästi tööd, aga ta on ka palju vett saanud ja ühesõnaga ma ei tea, kuidas ta mul vastu peab, aga kuna mul ei ole ka rahaliselt olnud võimalik siin vahepeal uut tehnikat osta, sest tehnika on nii kallis, siis ma praegu jätkan selle sama vana tehnikaga. Et tegelikult mul oleks vaja uut kere ja uut objektiivi ka. Ma panen kirjeldusse oma kontonumbriga, nagu alati mul on iga video all kirjelduses kontonumber, et kui kellegi on soovi toetada mind fotograafina, driftifotograafina, siis iga toetus on täiega abiks, sest et mind on varasemalt ka toetatud, see raha mul kõik alles, ma kogun seda, ühesõnaga kunagi ma loodan, ma saan endale tehnika ka lubada, uue, et siis on vähe kindlam pildistada, et praegu on natuke hirm küll, et kui peaks tulema jälle mingi vihmasem ilm, et kuidas mul siis kaamera selle üle elab, et niiskuskindlust mul enam objektiivil ei ole, et sealt mingi osa vist on eemaldatud, ma täpselt ei mäleta, Ruts midagi rääkis, ma ei tea, mul ei ole nii hea mälu. Ühesõnaga, ta ei ole enam niiskuskindel. Seega, jah, mu objektiiv enam vihma ei kannata. Et ma ei tea, ma ei oska öelda, kaua mul see niimoodi vastu peab. Aga praegu veel töötab. Nii et loodan parimat. Ühesõnaga, jah, kes tahab toetada, siis saab seda teha. Ma olen mega tänulik teile, kes te toetate või kes te olete juba toetanud.
et äkki saan kunagi uue tehnikaga. Aga ma võtan nüüd selle kasti välja, vaatame. Siin on ilusti pandud kaamerakott ja siin on fotograafia, ehk siis kasti sees on kõik igast manti. Nii et võtame selle siit välja. Kus ma teid panen, et te näeksite ka, mis ma teen siin. Panen teid kaugemale. Nii. Siis on mind ka näha veits. Ühesõnaga kaamerakoti must tulma. Võtame selle kaamerakoti hiljemaks. Vaatame, mis siin kasti sees on, mida isegi. Siin on mul pandud ära need selle kaamera filtrid. Siis on mul kaamera, see on nagu vihmakile, aga minu meelest see ei tööta üldse. Nagu ta võib-olla töötab siis, kui veits tibutab, aga kui veits tibutab, siis tegelikult tavaliselt kaamera kannatab selle ise ka ära. Ehk et oleks vaja nagu kotti vihma jaoks, aga see ei tööta üldse, nagu kaamera on täiesti läbi märgpärast. Ühesõnaga, ma olen 2 korda äkki proovinud seda ja täiesti mõttetu. See maksis mega palju, ma ei mäleta hinda, aga jah, seda raha see küll väärt ei olnud. Ühesõnaga, ma ei tea, mis ma sellega teen. Kui keegi soovib, siis ma võin selle ära anda, sest et mul vist ei leia see enam kasutust. Siin on mingi drooni, või mitte drooni, selle GoPro pea kinnitusfail. Vahel läheb võib-olla vaja. Siis on väike statiiv, see on mul telefoni jaoks, et aeg-ajalt, kui mul on vaja telefoni kuskile panna statiivile. Nüüd enam üldjuhul ei ole, sest et ma filmin selle Osmoga, aga kunagi kasutasin päris palju. Nii, mis siin veel on? Siin on vihmakeep, see on nüüd hästi pikk tumesinist värvi. See on päris asjalik, et sellega ma olen päris rahul. Et seda on, kuna Eestis on seda vihmast ilma nii palju, siis ma seda aeg-ajalt ikkagi pean kasutama. Kahjuks ei anta Eestis piisavalt palju päikselisi suveilmasid. Nii, mis siin veel on? Siis on kaamerakoti, selle sama musta koti ka vihmakeep nii-öelda, kuigi ta säästab võib-olla seda kotti mingi tund aega ja siis laseb see ka vett läbi. Et tegelikult ei hoia mitte midagi. Ma isegi ei tea, mis point sellel on. Väga vist ei olegi kasutanud. Käis on mu kaamera mingi juhend. Selle Osmo juhend. Siin on minu mingi kinkekaart. See on mul näidis. Siia peale ma sodin. Aga mul on siin terve hunnik kinkekaarte, kes tahab. Siin on mul fotosessioonile kinkekaarte ja siin on mul mentorluse kinkekaarte ka. Et kes tahab kellelegi kinkida, siis minult saab küsida. Et mul on nüüd uued. Mul varem olid tumedad kinkekaardid. Aga nüüd mul on jah, siin on need näha neid vanu, et vanad olid siuksed kuldsed. Neid saab ka selles mõttes, aga neid on ainult fotograafia omasi. Fotograafia. Tähendab fotosessiooni. Ühesõnaga, jah, neid kuldsed on ainult fotosessioonile ja siis heledad. Siin taga on ka fotosessiooni oma. On siukene vähe neutraalsem, ei ole liiga kärtskollane. Ja siis on mentorluse oma. Et kes tahab kellele kinkida, et tahab fotograafiks saada äkki, et siis ma võin õpetada. Et saab ka neid kinkekaarte minult osta.
Siin on mul mingid kaardid ka, mis ei ole üldse fotograafiga seotud, aga kriipkoti sisse jäänud lihtsalt. Las nad siis olla praegu. Siis ma pärast üles ka leian, kui mul vaja läheb. Siis tundanna. Nii, siin on mul ise tehtud kaamera vihmakepp, sest et see teine päris keep ei toiminud, siis ma tegin vihmakeebist, tegin kaamerale keebi. See nagu toimis paremini, aga suht kole. Mingi suvaliselt lõigatud kääridega mingist vihmakeebist. Aga vähemalt toimis. Nii, siis on mul siin mingi väike vihmavari, mis ma ostsin, mõtlesin, et hea on panna kuskile kaamera kotti. Rüts on aknadega. Et hea on panna kaamera kotti, aga ma ei tea, ma kandsin seda eelmine suvi kaasas, aga ma ei kasutanud seda kordagi. Et ma kasutasin kas suurt vihmakeepi, mis mul oli ka tavaliselt kuskil boksis või kuskil, või siis vihmakeepi, aga seda ma nagu ikkagi ei kasutanud. Nii et ma ei tea, see vist jääb seisma lihtsalt. Jällegi võib siit kotist välja võtta, et seda vist vaja ei lähe. Nii, siis on mul siin see objektiivi tald või ma ei tea, kuidas seda kutsutakse. Et seda on siis võib-olla statiivi külge on hea panna või, aga seda ma olen ka vist ainult mõned üksikud korrad kasutanud. Nii, siin on mul väike telefoni kinnitus. Tükke. Seda ma ei tea, vahel võib-olla kasutan. Siis siin on mul väike objektiiv. See on vist äkki 50 millimeetrit. Jah, 50 millimeetrit. Aga see on mul nüüd katkine, F1.8. Tal on F on nagu kinni kuskil maailma vast ei mäleta enam. Et ta viskab errorit mul kogu aeg, et seda ma nagu ei ole juba pikalt kasutanud üldse. Et nüüd mul on see teine väike objektiiv olemas, et see mul ka lihtsalt seisab siin kasutuna. Nii, mis siin veel on? Nii, siin on sellise Pocketi kaitseklaas. Nii, siis mul on sükene põnev asi. See põhimõtteliselt, siis kui ma ostsin selle kaamera endale, siis see eelmine fotograaf kasutas põhimõtteliselt sükene metallplaat, mille sa paned omale talla alla, nagu kui sa püsti tead kuskil pildistad näiteks drifti või tema pildistas rallit. Ta pani selle talla alla ja siis siin on sükene pikk nöör, mis on praegu veits pusas. Ühesõnaga vahetele, ma hiljem arutan. Ja siin teises otsas on sükene polt, mille sa saad siis kinnitada kaamera alla. Ehk see on põhimõtteliselt kaamera lisastabilisaator. Ehk sa tõmbad selle nööri pingule ja sa saad jälitada autot, ilma et su kaamera hakkaks kuidagi liikuma liiga palju, aina. Ehk siis ma olen vist paar korda proovinud seda, aga ma ei ole otseselt kasutanud ja ma ei tea, mul on nagu kuidagi olen harjunud nagu ise tegema, ise nagu hoidma kaamerat ja see nagu isegi natuke minu meelest segab, sest et ma ei saa nagu kuidagi loomulikult liikuda, et see on kuidagi piirab loomulikku liikumist. Et tegelikult ma usun, et see teeb paremaks, teeb stabiilsemaks, aga jah, ma ei ole seda ka väga palju kasutanud. Vahel mul on kaasas olnud, aga ikkagi ei ole kasutanud. Nii, siin on lisa need objektiivi kaaned või korgid. Siin on kott, mul oli siin vist kunagi mingi filter vist sees, objektiivi filter. Siin on, siin ongi seesama objektiivi filter. Ma arvan, et see on
see on, ma ei teagi, kas see on äkki, kas ma üldse seda kasutan. See oli vist lihtsalt kaitseklaas minu meelest täiesti ilma millegita, et kivide ja sükeste asjade jaoks. Ma arvan, et see võis ka olla äkki eelmise kaameraga kaasas, kui ma ostsin selle. Tõenäoliselt. Vot. Nii, siin on siis siuksed asjad. Ma ei teagi, mis ma nendega teen, sest et siin on mul palju asju, mida ma ei kasuta enam. Aga ma nagu ei raatsi kõike minema ka visata. Peab veits mõtlema. Kui sa oled fotograaf ja sa nagu päriselt oled leidnud mingi toimiva süsteemi, kuidas kaitsta oma kaamerat vihma eest, nagu siukse korraliku vihma eest, siis anna mulle palun teada, sest et ma ei tea, minu meelest see ise meisterdamine, see, mis ma tegin ise nagu jah, ta hoiab vihma ära, aga ta on juba tüütu. Vist on olemas need ühekordsed kaamerakaitsekirjad, et kas see äkki toimiks, kuigi mul on ka sellesse natuke vähe usku. Ühesõnaga, kui sa oled avastanud mingi toimiva süsteemi, kuidas kaamerat vihma eest kaitsta, siis anna mulle kommentaarides teada. Et mul oleks väga vaja, sest et paraku siukseid ilmasi Eestis on. Ja mingil põhjusel alati just täpselt siis, kui on mingi võistlus, siis saab vihma. Aga ma praegu panen igatahes kõik asjad veel tagasi, sest ma ei oska hetkel veel välja mõelda, mis ma nendega teen. Kui ma midagi mainisin, et ma ei kasuta ja sa tahad saada endale, siis samuti kirjuta mulle. Et need on mul hetkel alles ja ma veel ei ole otsustanud, mis ma teen nende asjadega. Et lasen mul praegu olla siin kõik ühe koha peal. Ma tean, mis mul siin on. Ja nendega mul pole praegu vaja midagi teha rohkem ka. Aga siis võtan nüüd kaamerakoti. Kaamerakoti sisu te olete näinud juba ühes videos. Mõned videod tagasi kuskil mingi drifti videos ma natuke näitasin. Et kui sa ei ole näinud, siis mine otsi ülesse. Aga põhimõtteliselt vaatan üle lihtsalt, mis mul need kaamerad asjad siin kõik teevad. Mis seisus nad on. Võib-olla ma peaks kaamera korra üle kergelt mitte pesema, aga puhastama nii-öelda. Ma arvan, et prooviks esialgu selle nii beebi, mis iganes, niiske salfaga. Võtame kohe selle kuiva salfa kõrvale, siis äkki ei jää nüüd veetma. Ja kui jääb, siis ma saan pärast veega üle teha ikkagi. Vaatame, kas siit tuleb mustust. Aga nagu niimoodi ei tule. Nagu puhas tundub. Jõhkrat mustust ei ole.
nii, aga nüüd vaatame need filtriklaasid ja objektiiviklaasid ka üle. Et saaks need ka puhtaks, neid ma niiske selfaga ei tee. Nende jaoks ma kasutan, mul on õhupump ja siis mul on mikrofiiberlapp. Ja kui on mingi plekk, siis pean uurima. Rutsil ilmselt on mingeid vahendeid, millega siis puhtaks teha. Hoolduses käis mul kaamera mingi aasta aega tagasi. Seega hoolduse pointi ma väga ei näe. See on muugaadesse. Saab selge sirutada veits. Et jah, hooldusesse ma otseselt minna ei plaani selle kaameraga see aasta. Ma küll korra mõtlesin, aga seal ei ole pointi, sest et ma vahetan alati objektiivi võimalikult tolmuvabas keskkonnas või tolmuvabal hetkel. Ja ma ei hoia kunagi nagu lahtiselt seda kaamerat objektiivist. Ja teiseks ma alati lülitan kaamera välja, kui ma vahetan objektiivi, nii et üritan minimaalselt kahju teha. Ehk siis ruts natuke oskab ka seda erinevate tehnikate hooldust, nii et ta saab ka aeg-ajalt üle vaadata, et kõik oleks okei. Aga põhimõtteliselt ma võtan selle pumba ja kõigepealt puhun nagu siukse suurema sodi minema ja tõmban nende harjastega mingid purud, mis võib-olla kohe ei tule. Teadmaks uut pumpa vaja. See juba on päris vana. See harjas ei ole enam kõige parem mu meelest. Aga praegu teeb oma töö ära vähemalt. Seda unustasin puhastada. See vist tundub praegu puhas, nii et vast pole vajagi. Ma seda vist hooaja lõpus pesin, sest et mul läks mingi energiajook või mingi jook vist läks laiali. Siis ma pesin seda nii, et ta peaks suhteliselt puhas olema. Nii, mul on filtrite puhastus mikrofiiber. Et sellega siis teen. Väga tugevat teha ei soovita, siis võib ka mingid kriipsud peale teha. Ma olen siin kuskil vaheklaaside vahel on väiksed purud. Ja mul on isegi tekkinud mingid purud, mida ma pean osade pilti peal ära töötlema, sest et neid lihtsalt muud moodi ei saa ära. Ja ma ei taha seda objektiivi laiali ka võtta. Et senikaua kuni ta veel on okei, senikaua ma ta laiali ei võta. Ja kui midagi tõesti on probleemi, et siis tuleb viia hooldusesse ja võtta laiali ja vaadata, kas saab korda või mitte. Ja kui ei saa, siis muidugi tuleb uus osta, aga praegu veel toimib. Nii, siis teeme klaasiga puhtaks. Köötame seest poolt. Et siis saab see klaasi ette panna. Paneme ette ära. Siis on vähemalt 2 külge klaasidest on tolmuvabad.
siin mul on ka polariseeriv ja see enda filter ees. Ehk siis võtab igast peegeldused ära ja natukene pimendab ka. Ja nüüd teeme siit viimase külje puhtaks. Nii, ja puhas. Ja siis paneme selle ette. See objektiiv on nagu, see kaamera on valmis. Eks alati, kui ma enam, kui ma pildistama lähen, siis ma veel vaatan korra igaks juhuks viskan pilgu peale, et oleks okei. Aga ma arvan, et vahepuhastus on alati pigem tuleb kasuks. Et hoiab tehnika puhtana, et mulle ei meeldi, kui tehnika liiga mustaks läheb, kas siis seistes või kasutades, vahet ei ole. Et ma ikkagi tahan hoida tehnika puhtana. Või mul hakkab liim lahti tulema. Ei, see on küll paha. Täitsa lahti liim. Siit, ma ei tea, kas on näha, äärest on lahti. Ja no muidugi see nupu, see on ka lahti. Et tehnika on vana. Vajaks tegelikult väga värskendust juba. Aga vähemalt praegu töötab väga hästi. Et praegu saan ilusti pildistada. Aga siin ongi see, et kui kauaks, seda ei tea. Seda näitab nüüd siis aeg, kas saab selle hooaja tehtud või annab see varamise tehnika järgi. Eks kui ta siis nüüd järgi peaks andma, eks ma siis saan otsustada, mis ma teen ja kas mul on see raha olemas või jäävadki mõned võistlused tegemata või ma ei kujuta ette. Et eks see siis selgub, et üldjuhul kui tekib probleem, siis on ka mingid lahendused, nii et loodan, et ju see lahendus ka siis tuleb üks hetk. Et praegu mul kahjuks lahendust pakkuda ei ole. Aga ma panin selle juba siit ära. Teeme selle objektiivi lõputaks. Siis on kõik valmis ilusti uueks hooajaks. Ma tegelikult tellisin omale ära ka uue meediavesti. Kuna ma nüüdsest tahan olla selle Läti meediavestiga, siis Läti meediaveste saab tellida oma nimelisi ja oma numbriga. Ja ma siis tellisin ka Lil Devil Media Instagrami kontoga ja siis selja peal siis on Instagrami konto ja siis numbriks valisin 666. Et see on siis Devili number. Et algselt mul oli teine number mõttes, aga siis nüüd jäi ikkagi lõpuks see 666. Et siis ma arvan, ma ei tea nüüd, millal ma selle kätte saan, sest et ma ise minna esimesele Läti võistlusele, kuna meil on siis täpselt Türi lillelaat. See on mai mingi, ma ei tea, mitmes 3. nädalavahetus või 18 või kuskil seal kandis vist on. Ühesõnaga, siis on Lätis on esimene võistlus, aga meil on Türi lillelaat ja see lillelaat toimub mul täpselt maja kõrval, nagu meie tänaval. Ehk siis seal ma tahan kindlasti kohal olla. Ja siis jääb nagu see võistlus käimata, aga ma ei tea, kui Erikste tiim peaks minema, et siis ma loodan, et äkki nagu antakse see vest nagu neile ka, et nad saaksid ära tuua. Sest et mina ilmselt jõuan Lätti võistlema alles, pildistama võistlust alles hooaja lõpus, kui on vitskettel.
nii et siis nagu on veits nukker, kui ma alles siis selle vesti kätte saan. Et noh, mulgidriftile ma pean veel tulema oma selle eelmise Läti meediavestiga. See on, ma ei mäleta isegi, mis numbri see on, mingi 108 või noh, midagi sellist oli. Mingi suvaline number selles mõttes minu jaoks. Ja et praegu mul on jah, vest on selles olemas, aga tahtsin oma nimega saada, et minu meelest ma vaatasin seal Lätis, kui teised käid seal oma kontodega, ma ikka, kui ma kellegi taga seisin, siis ma lõin ikka nende nimed omal Instagrami ja hakkasin jälgima, et päris siuke hea võimalus nagu häid fotograafe jälgima hakata, et loodan, et äkki siis kellele mu tööd meeldivad või kes siis tunneb huvi, et mis pilte ma teen, siis selle järgi nagu siis saaks salaja üles otsida mind. Et oleks siuke võimalus olemas inimestel. Et ma ise nagu kasutasin, et äkki keegi tahab veel kasutada. Ja üldse mulle nagu meeldivad need Läti vestid, et need Eesti TV-vestid nagu minu meelest ma ei tea. Iseenesest valge värv on väga palaval ilmal on tore, aga muus osas mulle nagu see Läti vest nagu meeldis. Et võtame siis sellega uue päris enda isikliku. See maksis 25 €. Et väga hull ei olegi. Päris nagu põnev on, et juba nagu algabki uus hooaeg. Et tegelikult ei jõua enam väga ära vaadata. Et ma siin nüüd talvel olen nagu täiesti hoidnud ennast nagu eemal sellest pildistamise maailmast. Noh, nii palju oli, et need talvedriftid ma käisin, on. Noh, natuke tuleb ikka käsi soojas hoida, aga muus osas ma nagu pigem ei pildistanud ja isegi ei jaganud neid drifti pilte asju väga palju, et puhata igas mõttes nii ise kui ka võib-olla mu jälgijad, et oleks jälle mida oodata, ägedaid pilte ja kõiki elamusi ja sest et ma nüüd olen päris mitmele võistlusele plaaninud minna see aasta. Et ma küll ennast päris läbi tõmmata ei taha selles mõttes, et ma ikkagi natuke nagu valin paremaid võistluseid. Aga näiteks mulgidrift, kulbilohu, superfinaalid, siis ma ei tea, võib-olla laitse. Noh, Lätis on Switchkettel ja Grand Final. Üks võistlus on ka Soomes. Et ma ei tea nüüd, kas ma lähen sinna. Mul on see kalendris kirjas, aga ma ei ole mõelnud, et see aasta ma nagu kuskile kaugemale ei plaani minna. Ma olen mõelnud küll, et tegelikult tahaks Hispaania seda Drift Mastersit minna vaatama kunagi või kuhu iganes mujale, aga praegu jällegist rahalistel põhjustel ma ei hakka nagu minema kuskile, et hoian raha kõige muu vajaliku jaoks. Aga jah, ma ikka tahaks käia kunagi mujal ka ja näha seda muud driftimaailma ka mujal maailmas. Ja paremaid sõitjaid veel ja et oleks päris põnev, aga sel aastal jääb tõenäoliselt ainult Eesti ja Läti. Et võib-olla siis see üks võistlus Soome ka, et me ei tea veel seda. Et eks see siis näha ole. Nii me peaks selle filter ka kuskil olema. Teeme sellega puhtaks siis. Ma arvan, et ma nüüd teengi selle
tehnika puhtaks ära. Ja siis ma lähen vist söön midagi. Ja siis peaks minema õue jalutama, sest õues on täiega ilus ilm, päike paistab. Ja mul on täna veel sammud tegemata. Et teeks jälle mõned sammud ära, kuulaks mingit head podcasti. Ja siis on jälle energiat ja siis ilmselt asun oma mäludega tegelema. Et tuleks need mälud tühjaks teha enne muud hooaega. Aga nüüd mul on veel siuke süsteem ka, et Ruts tegi, ma ei oska mis see on, koduvärk või ühesõnaga tal on mitu ketast on nagu ühes võrgus. Ehk siis ma saan need kõik oma kettasisud panna siis sinna võrku ja siis on, ühesõnaga kui mingi ketas sealt võrgust läheb rikki, siis ma saan nagu teiselt ketastelt nii-öelda need andmed ikkagi kätte. Et mul siin eelmise hooaja lõpus ma suutsin kogemata ära kustutada. Ja siin mul mingi ketaseks vist katki ka ja ühesõnaga igas mõttes oli probleeme. Et nüüd neid probleeme vältida, siis on meil nüüd siuke võrk. Et ja pluss veel ma teen nagu, jätan topelt ka kuskile, et siis on nagu mitmes kohas ja võrgus ja äkki ei kao enam failid ära. Sellest on natuke kahju, et eelmise aasta kvaliteetsed failid on kadunud, et mul on ainult need sotsiaalmeedia kvaliteediga failid koos vesimärgiga. Et rohkem midagi muud ei olegi. Aga noh, elu õpetab, ei tea, vaatame äkki see aasta läheb paremini. Eks see siis näha ole. Nii, ma sain selle ka korda. Paneme selle ka tagasi. Korra vaatan, kas mu mälu on tühja. Ei olegi, teeme sellega tühjaks siis. Aku tuleks laadima panna, aga ma arvan, et selle aku ma panen laadima ilmselt ennem võistlust. Et ma ei taha nagu akut nii täis hoida lihtsalt kapis. Et praegu ma teda laadima ei hakka. Aga akut tuleb enne võistlust täis laada. Ja sillemäluga on korras. Tundub, et töötab veel ja sellega talvedrifti sai pildistada, et peaks nagu töötama. Aga ma lähen siin juba nii kangeks ära. Nii et toitumise koha pealt ka, kuna ma siin olin haige vahepeal, siis ma jätsin keto praegu pooleli. Et lihtsalt ei suutnud selle kurguvalu ja üleüldse mul ei olnud söögiisu ka. Ehk siis ma ei suutnud sükest rasva ja liha ja seda kõike süüa. Ehk et ma sõin lihtsalt mingi puuvilja ja pudingit ja mingid sükest asja. Ehk siis praegu ma söön süsivesikuid ka. Aga kuna on grillihooaeg tulemas, siis ma mõtlesin, et kumba liha ma nagu rohkem süüa tahan, et kas ma tahan süüa mingit rasvast kana ja rasvast ma ei tea, sealiha ja mis iganes mingid vorstvärki või tahan ma süüa kuiva kana. Siis ma otsustasin, et ma pigem tahan süüa rasvast liha grillihooajal, ehk et ma lähen ikkagi keto peale tagasi. Ma arvan, et juba esmaspäevast, sest praegu mul on juba parem olla. Et ma praegu veel söön ära need asjad, mis mul kodus on olemas. Ja siis lähengi keto peale tagasi. Et iseenesest keto toitumine mulle väga nagu sobib praegu. Nii et miks mitte siis teha seda, et kaal ka nagu ikkagi mingil määral kukub. Et siin vahepeal, ma ei tea, tembutab mul, aga ongi see, et ma käin trennis ka.
et ma ei oska öelda, et mis osa on lihas, mis osa on kreatiin, mis osa on hormoonid, mis osa on rasv, ühesõnaga see kaal on nagu ta on. Et ma seda väga ei jälgi, aga enestunne on hea ja riided istuvad aina paremini selga, et ju siis midagi mõjub ja mul on veel paar kuud aega selle südasuveni, nii et lähme aga edasi, et mul ei ole nagu absoluutselt mingit motilangust olnud, et kõik on nagu praegu samas hästi, et tunnen, ma teen päriselt nagu enda jaoks seda, et ma ei taha ennast alt vedada seekord, ma ei viitsi jälle ots pihta hakata, ma ei viitsi olla siuke luuser, kes juurde ots pihta alustab. Nii et ma siis lihtsalt teen ära ja pean oma sõna ja olen äkki eeskujuks teistele ka. Võiks ju ükskord mõistuspäev tulla ja ikkagi olla selles kehas ja tervises, milles ma olla tahan. Kaua ma siin jauran, et ma ei taha paks olla ja ma ei taha et ma ei jaksa ja mis iganes, et ei viitsi enam jaurata, mul on sellest nii kopp ees. Ja kui sul enda vingumises saab kopp ette, siis tuleb midagi teha. Nii et ma siis nüüd teen. Ma lähen söön midagi, ma arvan, teen omale bataadifriikaid. Pole seda üliammu saanud. Keto ajal ma ei saa seda süüa ka, nii et ma teen selle endal praegu ära. Ja mingi uni tuli. Ühesõnaga, söön need bataadifriikad ära ja siis lähen õue. Praegu veel on valge. Ja vaatame, palju ma siis teile veel näitan. Lihtsalt tume sinine taevas. Praegu on õues ka mingi 9 kraadi sooja vist. Aga ma sain oma bataadifriikad valmis. Ja ma tegin kohviga, ma tegin lahjema kohvi just, et ma võtan praegu antibiootikuma. Ja siis kuidagi kõht on nagu vähe tundlikum. Ja ma tegelikult ei tahtnud üldse kohvi võtta, aga ma hakkas pea valutama, nii et ma ei taha peavaluga väga õue jalutama minna. Nii et ma loodan, et midagi hullu ei juhtu. Äkki. Ühesõnaga, ma söön selle ära ja siis lähen ruttu jalutama, sest et paari tunni pärast on juba päike loojas, nii et nüüd läheb aina jahedamaks. Ma loodan, et päris külma peale ei jää. Alguse saaks vähemalt soojas kätte, et pärast, kui oled juba keha soojaks jalutanud, siis on niikuinii juba soe. Aga jah, ma juba täiega tahan õue minna. Mega mõnus on jalutada. Ma olen mingi pool tundi olen nüüd jalutanud. Praegu kõnnin Türimäest alla Rapla suunas. Sealt läheb üks külavahetee seal all otsas. Seal kaugel põhimõtteliselt tegelikult paistab. Nii et lähen teen mingi tunniajase ringi. Käisin Türi keskväljaku poole ja siis tulin ringiga tagasi. Et natuke päikest ka siit mäe otsast vaadata, sest linna vahel nagu majad on ees, siis ei näe. Aga nagu reaalselt ma ei ole kunagi jalutaja olnud. Mul ei ole võhma, praegu ma ka veits hingeldan, kuigi see on paremaks läinud. Sest et ma ei tea, ma olen alati olnud siuke, kes teeb jõusaali, ma võin lühijooksu teha, ma võin, ma ei tea, kuuli tõugata ja mingid siuksed asju teha. Aga niimoodi pikemalt jalutada, joosta mulle ka ei meeldi. Aga kes teab, võib-olla ma hakkan kunagi jooksma ka, sest et ütleme, et peamiselt on mul ikkagi on see, et ma ei ole järjepidev olnud, ehk et mul on kõik ajad valutama hakanud. Ja siis ma lihtsalt ei taha rohkem teha. Aga ma käin nagu pidevalt, et ma jõusaalipäevadel ei käi, aga siis kui mul vaba päev, siis ma lähen jalutama. Ja ma nüüd loodan, et ma siis suudangi niimoodi jalutamas käima hakata. Et ma praegu olen käinud siukene 4000 kuni 6000 sammu. Eile käisin 6400.
et kuidagi nagu vaikselt kasvab see sammude arv ja eile oli jumala hea olla, selles mõttes, et mitte ükski koht ei valutanud pärast. Ja praegu mul on ka siuke tunne, et on päris hea, kuigi mul vaata kõht täna valutab nendest antibiootikumidest, aga mul oli siuke tunne, et selle jalutamisega hakkab nagu see ka valu ära kaduma. Nii et sellega on ka hea. No praegu on nagu reaalselt nii ilus päikseloojang. Ma ütlesin veits madalama nüüd päike kaob ära. Või noh, näha on ikka. Aga ühesõnaga päris mõnus on. Ma arvan, et võiks jätkata selle jalutamist käimisega. Et saaks südamele ka natukene tööd, sest et tegelikult see on päris oluline. Et ma isegi ei käi nagu selle mõttega, et saaks mingi rohkem süüa või midagi. See on ainult paarsada kalorit, see on savi. Aga pigem ongi just tervise mõtte siis, et suudaks nagu midagi teha. Teeks alati, kui ma kuskil driftidel olen, siis on ka vaja palju jalutada, vahepeal joosta. Ma ei tea, näiteks oligi Lätis viimane sõit oli põhimõtteliselt Arturil ja kohe oli poodium, kus ta siis nagu oli ka poodium, mul oli vaja sinna minna pildistama. Ja sinna poodiumil oli päris pikk maa, ehk siis me põhimõtteliselt poolenisti jooksime sinna ja no kops oli ikka normaalselt koos. Nii et ma ei tea, äkki saame selle võhma veits paremaks. Kunagi, kui ma käisin tantsimas, siis oli päris hea. Aga nüüd on nagu veits kõhvaks läinud. Äkki nüüd taastub, ma loodan. Aga nii mõnus on, nagu veits suvetunne on juba. Me tegelikult täna mõtlesime, et peaks grillima see nädalavahetus, näiteks homme. Aga vist ei viitsi, sest et tegelikult ikkagi pigem on jahe veel. Ei viitsi veel seda grilli välja vedada. Ma arvan, et see grillimine jääb pigem natuke hilisemaks. Aga ma nüüd jalutan edasi, ma kuulen podcasti. Hetkel mul on ajuloputus, siukse nimega podcast. Ma kuulen igasuguseid. Eile ma kuulasin Exid podcasti. See oli päris huvitav. Et seda, mis juhtub, mulle meeldib eestikeelset kuulata, sest ingliskeelne info mul kuidagi läheb nagu veits taustameraks. Ehk siis ma pigem kuulen eestikeelseid, et siis jõuab info kohale ka. Ja noh, lihtsalt meelelahutuslik ka, et ma olen siuke inimene, et ma võtan infot, aga ma nagu ei võta kõike nagu, et nii ongi, vaata. Et ma ikkagi kontrollin ise faktid üle ja võtan selle, mis mulle on oluline, mis mind edasi aitab. Ma arvan, et seda peaks kõik tegema, et kõike, mis kuuled, ei tasu nagu faktidena võtta. Aga tore on ikka kuulata vahepeal, mida teised teevad ja saada mingit motivatsiooni. Aga ma nüüd kuulen edasi ja jalutada selle ringi lõpuni. Mudavad muru juba. Nii hea murulõhn on. Peavad kobestuvad, ma ei tea, mis nad teevad siin. Äkki külaelu. Päikega jälle paistab. No nii, ma olen jalutamas tagasi. Nagu nii mõnus ei jalutada. Aga ma reaalselt hakkasin kodu poole jõudma. Ja siis ma olin nagu, ma ei tahtnud veel koju tulla, kuidagi nii mõnus oli. Aga miks ma tulin ja miks ma ei jalutanud edasi, oli see, et mul tekkis uus probleem, ehk et mul hakkasid jalanõud hõõruma. Mul ei ole kunagi siukest probleemi olnud, et mul oleks vaja jalutamisjalanõusid. Ehk et ma pean mõtlema, pean ilmselt kuskilt, ma ei tea, kas äkki outletist on odavam vist osta, et ostaks mingeid
jalutamiseks mingid jalanõud, mis ei hõõruks kevadeks ja suveks. Mul praegu mingid jõusaali jalanõud veel on. Ma arvan, et kui ma homme peaks minema jalutama, et siis ma ilmselt panen võib-olla lihtsalt plaastrid kandade peale. Et siis peaks ka vast olema okei. Aga muidu oleks vist jah vaja nüüd mingeid jalanõusid. Sest ma arvan, et ma nüüd jalutamas käin ikkagi edasi. Sest et iga korraga nagu reaalselt, praegu oligi nii mõnus või ma olin mingi omas mullis, kuulasin podcasti. Päike veel veits paistis, nagu mujalt mitte midagi ei valutanud, energiat oli nagu nii mõnus või ma oleks täiega tahtnud veel jalutada. Kuidagi kahju hakkas lausa see mõte, et ma pean nüüd koju tagasi tulema. Nii väga oleks tahtnud mingi ringi veel teha. Et see on nagu päris äge tunne, kui sa oled terve elu jalutamist vihanud ja siis nüüd järsku see meeldib. Et mulle just meeldib nagu üksinda niimoodi jalutada. Koeraga oleks veel ägedam, aga üksinda on ka äge. Nii et jah, ühesõnaga päris mõnus oli. Aga nüüd ma arvan, et ma teen omal midagi süüa veel. Ma ei tea mida, iseenesest tegelikult mul vist on kõht praegu suhteliselt täis, võib-olla ma kohe ei tee ka, võib-olla teen veits hiljem. Aga ma arvan, ma hakkan nüüd mingeid mälusemal tühjaks tegema võib-olla. Et peaks tegelema selle ikkagist drifti hooajaks ettevalmistamisega, et mul on vaja kõik ketted asjad tühjaks teha. Aga kuna siin videos on juba neid jutustamisi nii palju olnud ja ma ei taha seda mingi megapikaks ajada, siis ma arvan, ma lõpetan praegu selle video ära. Et ma loodan, et äkki sa said siit mingeid ideid, motivatsiooni, võib-olla natuke lihtsalt nägid, mida ma teen ennem drifti hooaega, kuidas ma valmistun nii vaimselt, füüsiliselt kui ka tehniliselt. Et juba ettevalmistused käivad, et see suvine drifti hooaeg tuleb kindlasti siuke päris kiire ja tegus ja peab natukene ettevalmistusi tegema. Et siis on nagu drifti hooajal lihtsam, et siis ei kogune neid asju liiga palju selleks üheks perioodiks kokku. Vot, aga jätta kindlasti siis alla mingeid kommentaare. Et mulle väga meeldiks nendele vastata, mul on alati hea meel, kui te kirjutate. Ja pane videole like ja kui sa veel ei telli, siis telli mu kanalit ka kindlasti, et see aitab mul kasvada. Et ma tahan kindlasti siin kanalil jätkata ja suvel tuleb siia kindlasti põnevaid videoid. Nii et telli kindlasti mu kanalit. Aga praegu näeme järgmisel korral. Tšau!